29. märtsil algavad Lätis Riia Pikerniki ringrajal crosskaardi rallisprindi Eesti meistrivõistlused. Maarjamaa meister selgub 4. oktoobril sarja 6. etapil Harjumaal. Rallycrossis on selline mees mehe vastu sõitmine ja rallisprindis siis on puhtalt see, et sa sõidad tegelikult iseendaga võidu, et kella vastu ja nii nagu olud ja rada võimaldab, siis nii nagu autorallis. Martin Järveoja, kes muidu loeb BRC karussellis Ott Tänakule kaarti, nakatus 80-ndatel Rootsis sündinud võimsa mootoriga crosskaardi masina pisikusse 2018. aastal Tallinna lauluväljakul. Viimasel paaril aastal on ta vastavalt ajalistele võimalustele löönud kaasa ka kodusel umbes 200 osalejaga championaadil. Minu jaoks ongi selline mõnus, natukene pingevabam vaheldus päris tööle, kus siis rallidel on ikkagi see pinge ja kõik see stress on hoopis teisel levelil. Crosskaardi rallisprindi Eesti meistrivõistluste ajaloo teisel hooajal ehk mullu jäi Järveoja sarja kokkuvõttes 4. Tänavu on siht varjamatult võidukarikal. See toimub ka ainult tingimusel kokkuleppel Otiga, et üks asi ei hakka segama teist, on ju? No seda kindlasti, et prioriteet on teises kohas, et see, nagu ma ütlesin, et see on selline hobi korras rohkem. Jah, ja kui te mõtlesite, et mida meie siin teeme, siis tõepoolest saame ka istuda masinasse ja järgi proovida, küll aga ma olen üpriski kindel, et mitte selliste kiirustega ja mitte nii efektselt. Ausalt öeldes vaadates seda, kuidas Martin Järveoja sellel rajal just praegu oma 4-5 ringi tegi, siis see ei sisendanud minule liialt enesekindlust. Minu isiklik rallikogemus piirdub BMW omamisega. Sellise sõidukiga kunagi sõitnud ei ole, küll aga ma olen istunud nii mitme Porsche roolis, sõitnud päris kiiresti, nii et ma tunnen ennast üsna kindlalt. Nüüd, kui ma ütlesin ise selle jah-sõna, et ma tahaks ka sellega sõita ja siis näed, kuidas see asi betoon seina kõrvalt 150 km/h mööda sõidab, elu muutus kuidagi armsaks. Siin on kohal Õhtuleht, siin oled sina Delfi, meie TV3 ja üks Postimehe kutt on ka. Ma saan aru, et sina oled võtnud favoriidi koorma enda õlule. No võita on alati tore. Natukene tundus, et ma piinasin seda rallikrossi masinat. Aga järgmine kord paremini. Ma siis sõitsin nii, nagu Jumal oli mulle andnud seda sõiduoskust, mida väga ei ole. Nii et ma ei oska siin öelda, kas ma retsisin või mitte. Ma ei saanud aru, mis väljast nagu toimub. Enda arvates ma olin ülikiire, nagu aeg näitab, vist mitte. Aega tahad teada või? Ei taha. 1.20. Kahjuks kõige halvem aeg, aga ma unustasin teise ringi salvestama panna, ma võtsin viimase. Mul teine ring oli kõige parem. 100% oli kõige parem. 100% teine ring oli kõige parem. Ma ei võta seda vastu, ma ei võta seda tulemust vastu. Aga kui võimalus tekiks, siis tuleksid tagasi, jah? Iga kell. On natukene karm ka kõrvalt vaadata, kuidas täiesti oskamatud inimesed retsivad neid autosid. Ei, selles pole hullu, et need autod on ekstreemsustega harjunud, aga ilm oleks võinud olla natukene lahkem, et võib-olla natukene liiga märg ja liiga libe, aga kindlasti ma loodan, et mingisuguse tunnetuse saab.